käes on 20. juuni äkki, laupäev enne jaanipäeva ja meie seisame hetkel praami järjekorras, et juba suund siis saare peale võtta. Nii. No kaugele sa jalutasid nüüd? Ma ikka jalutasin. Mis teema on? Okei, ma helistasin sinna, ütles, et kui me praegu sisse sõidame, siis me lähme automaatselt üldjärjekorda vaata. Et parem on ikkagi minna siis, kui tuleb see kella 5 praami laadimine. Ehk siis ootame ära, 25 on praam ära läheb ja siis sõidame ette. Ja, ühesõnaga jõudsime natukene liiga vara sadamasse, mõtlesime, et et väga hea, et saamegi varasema praami peale ja siis tuleb välja, et siin on nagu räme järjekord. Ja nüüd me peame ikkagi ootama ja väike siin taga tegelikult on juba väike söögiaeg tuleb peale. Aga jah, meil tuleb esimene praamisõit koos Lissuga täna. Nii et väga põnev. Täna lähmegi suunaga siis Saaremaale, aga esmaspäeval siis Muhumaale tagasi, et sealt siis jaanipäeva pidada. Aga eks ma siin siis nüüd jooksvalt näitan teile, mis me saare peal tegema hakkame. No Lissu, praami peal või? Vaata, mis seal on? Vesi. Kaamerat tahaks. Kaamerat võtaks. Sina võtaks ja oi, kuidas seda tahaks saada. Oi, kuidas tahaks. Ai, kui põnev. No nii, ja peale pikka reisipäeva. Vlogger. Oleme Saaremaal kohal. Mõnus ja no lihtsalt see imeline suveilm on lihtsalt. Minu jaoks ei kõvata. Nii minna. Ei saanud. Sa võtsid selle üldse autost ära või? Toas siis. Tood ära. Aga jah, sellises armsas majakeses oleme. Näete. Siuke koha, issand, ma ei näe praegu mitte midagi. Ma näitan teile, et ma paistab kui päike täpselt silma. Nii. Vaat sellises armsas kohakeses. Ja kohe võtame suuna sinna, lähme grillima koos siis mu tädi ja tädimehega. Ja hetkel oleme mu tädipoja majas. Et neil on siuke mõnus puhkekoht siin Saaremaal, Hiievälja. Siin saab vibu käia ka laskmas. Siin on täitsa viburada, siuke äge. Ise pole kunagi käinud. Soovitame kõigil tulla siia. Ja, täiega soovitame. Ise pole küll seal viburajal ka käinud, aga lähme ringiga, siis natuke ära kui lihtsam minna. Et siin on jah mega mõnus, siin saab sauna teha ja praegu näen, et siin on mingi võrguplats vist isegi püsti pandud. Siin on väike bassein ja ühesõnaga mega mõnna. Nii et nüüd naudime paar päeva siin sellist Saaremaa idülli. Baby, 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 baby. Baby, 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 baby. Baby, 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 baby. No nii, käes on pühapäev ja juba pool päeva on niisama puhatud, nii et nüüd mõtlesime, et võtame suuna Kuressaarde ja vaatame, mis seal põnevat siis toimub. Saame äkki väikse kõhutäie ja jalutame natukene linna peal ka ringi. Kuigi ega noh, siin on ka väga mõnus jalutada. Siin näiteks väike majake. Jah, mis boss arvab, et kui palju me kuskil käia saame ja on nii ja vahva oled. Aga näete, siin on väikene majakene veel üks lisaks, kus saab ka ööbida. Siis seal on suitsusaun ja tavaline saun ja tünnisaun. Siin on tualett. Hiievälja. Ma jätan teile siia video alla lingi ka sellele kohale, sest et siin on tõesti väga mõnus puhata, et siin saab rentida ka neid kohti ja asju. Nii et kui kedagi peaks huvitama, et kus Saaremaal puhata saab, siis täiega soovitame seda kohta. Tulime siis kohvikusse, aga õues on mega ilus ilm, aga tuuline, nii et me ei tahtnud Lissuga õue jääda. Tulime tuppa ja panime ta nüüd siia diivani peale istuma ja oma väikest Sofi de Chirefi närima. No nii, mis vlogger ma olen, kui ma teile toitu ei näita. Minul tuleb siis pasta ja juumasapil on siin burger. Siin on väga ilus, väga mõnus siuke suvine Kuressaare.
Vahetasime käru ümber ja tulime nüüd Kuressaare lossi juurde ka veits jalutama, sest et ilma peab nautima, et peaks oma luige naha ka natuke pruunimaks saama, et äkki õues jalutamine näitab. Nii et teeme väikse tiiru. Mis reedab, et me oleme Saaremaal. Albert on ka meil koroona eest kaitstud peaaegu. Meie jalutuskäik jäi taaskord üsna lühikeseks. Nüüd sulle meeldib lihtsalt vaadata seda käru. Aga mitte seal sees olla. Tere hommikust! Käes on siis esmaspäeva hommik. Joosep tassib praegu meie asju autosse ära ja me tulime korra siia veranda peale päikest nautima. Vaadake, kus te näete või? Lissu, vaata! Panime Lissule täna patsi pähe, sest et tal on see tukk täiega silma ees juba. Ja jah, naudime siin siis veits päikest. Panin Lissule esimest korda ka päikesekreemi täna peale. Mõnna kreemine ja libe on ta nüüd. Jah, müts on hetkel puudu, aga korraks õue tulla on, ma arvan, täitsa okei niimoodi. Mõnus Saaremaa idüll ja nauding on ikka siin. Selline totaalne puhkus. Aga kui me ennast siin kokku pakime, siis võtame suuna Muhumaa poole ja lähme sinna siis sõpradega Jaane pidama. Et hetkel oligi siuke omaette natukene väikest puhkust ja siis nüüd lähme rohkem melu keskele semudega. Nii vahva on koos veeta meie esimest suve. Palun vabandust, see kaamera reaalselt käib kogu aeg niimoodi, sest et ma ei oska seista Lissuga nagu paigal. Niimoodi ma kogu aeg mingi õõtsun. No ja siis ilmselgelt õõtsub ju kaamera ka kaasa meiega. Aga jah, meie esimene suvi koos, üheskoos ja nii mõnus nauding. Eelmine aasta jaanipäeval ma juba teadsin, et ma lihtsalt ootan. Sõbrad ei teadnud, nii et ma siis salaja jõin alkoholi vaba sommerspeed kogu aeg. Siuke huvitav ja tore mälestus eelmisest aastast. Ja nüüd juba kolmekesi. Jõudsime Orissaarde ja tulime Sadamaa kõrtsu lõunatama ja mul on siuke legendaarne lasteine. Friikartulid ja salat. Ja seal on meie kaaslane, kes sööb taaskord oma kaegirekut ja osub näitama burgerit. Ja oleks ma teadnud, et siin selline burger on, siis ma oleks ka selle võtnud. On hea ka või? Ma kahetsen mu burgerit ei võtta, aga ei ole hullu. Hakkan oma lasteinet sööma. No nii, meie oleme nüüd siis Muhumaale jõudnud. Ja teised läksid just randa, aga meil on väike family time. Ehk siis Lissu sõi ja nüüd Joosep lõikab tal küüsi. Ja siin me siis hängime. Tundub, et Lissul on natukene selline overwhelmed tunne, et nii palju uusi inimesi ja nägusid ja kohti ja siis mõtlesin, et ei hakka pressima sinna randa ennast hetkel. On nii, jah? Patšu. Aga siis naudime ja puhkame üleskord niisama. Mõnus on küll see saare elu. On ju, hoopis teise vaibiga. On hoopis teise vaibiga või? Jaa, sulle meeldib ennast vaadata sealt, jah? Wow. Nunnukas. Boss kustus ära. Hei! Käes on siis võidupüha ja teised läksid sinna Muhu seiklusparki ronima, seiklema. Meist ei ole siin väga suuri ronijaid, nii et me jääme siia. Ja nüüd tulime õue niimoodi, et Lissu ja Joosep peavad varju ja mina ütlesin, et mina tahan päikse käes istuda. Jah, cheers Joosepi poolt siin. Vot, väga nagu mõnus ilm, et sellega on nagu megalt vedanud.
mis me eile tegime? Mängisime... Näe kell 10 lissuga magama. Joosep eile õhtul 10 koos lissuga magama. Mina läksin mingi 11:30 magama ja siis kell 5:30 otsustas Lisbeth, et tema ärkab. Nii et, aga siis me pärast ikkagi saime veel natukene koos uinakuid teha, et sai natukene rohkem und, aga selline esmane hommikune ärkamine oli küll päris raske. Aga mängisime siin mingeid lauamänge ja asju ja grillisime juba eile ja täna ilmselt teeme midagi sarnast. Et ma olen siukene väga häbelik vlogger, et siin teiste inimeste ees ma väga ei julge filmida. Nii, lõpuks siis ajasime end ka sealt majakesest välja ja kuna teised läksid randa, siis mõtlesime, et liitume nendega, et vaatame, kaua olla annab. Joosep, ma ei tea, selja tagant näete, siis kõnnib teises suunas, sest et tema juba kõnnib vankriga ranna poole. Lissu jäi üllataval kombel seal praegu magama, mis on väga hästi. Aga mina lähen nüüd auto juurde tagasi ja võtan igaks juhuks putukavõrgu kaasa, sest et juba üks sääsepoiss oli seal vankris sees, et ei taha ju, et väike meil ammustada saab. Et lähen toon selle putukavõrgu kiiresti ära ja siis kiiresti tagasi teises suunas randa ja vaatab, äkki saab korra varbad ka vette pista. Polegi seda ju see aasta teinud. Meid ootas kinnine värav, aga Kairi ütles, et me peame sellest kinnisest väravast läbi minema. Nii et nüüd me lähme kellegi aeda. Videovalve ka, jah. Need sa, tulge. Ja pidi. Ja paneme värava kinni tagasi. Nagu naksti. We made it! Ja näete seal, mul väga ei suumi see kaamera, aga näe, seal on meie suplejad. Aga on vähemalt nagu lainurk, et teeb jalad hästi peenikeseks või? Ma olen peenike. 16 ma ei tea, natukene. Jaa, natukene nähustas. Tšau, ma ei näe mitte midagi. Nii ammu pole siin näinud vlogikaameraga, et ei teagi näha. Ei ole ainu, võõras kohe. Mõnna, päris soe on. On ju? Madalas nagu ta hoiab kedagi. Ilus roheline. Ilus läbipaistev vesi. Võiks küll keegi kana käia, oleks kohe palju lõbusam. Saaks nüüd Arturit ilmi. Jaa, täpselt. Äkki Harri kukub. Seal on kivi, siis see on paha koht, kus kukkuda. Okei, ära kuku Harri. No. Olemas. Nagu naksti. Nagu naksti. Bowser. Sellest oli küll mäda panna. Ja. Ahaa. Ja Kairi läheb. Ja Harri tuli. Lähme siis ka veest välja. Lissu ärkas ülesse, nii et tulime rannast tulema ja tulime siia liivale väikesele koobitiirule veel korraks. Nagu nii veider on see, et väljas on mega valge ja nagu päikseline ja siuke tunne on, et nagu alles päev oleks. Aga tegelikult hakkab kell juba 8 saama, et varsti tuleb Lissu magama panna ja varsti ongi juba see aasta kõige valge möödas ja läbi ja sinu esimene. Tuleb väike tudu peale. Oi, vaatame, kas siis selle peale teed naeratust? Ai, teeb naeratust või? Jaa! Nunnukas. Kell hakkab 10 saama, jõues on täpselt nii valge ja ilus. Kadakate vahel siin oleme. Ja Lissukene hakkab meil tuttu minema. Tegime talle vanni ära ja läheb magama. Jah. That mom life though. Kõigil teistel on söödud, mina pääsesin nüüd ka toast välja ja hakkan nüüd sööma siis jaanitoitu. Vähemalt Kairi tegi mulle friikad, mis on väga head. Nii et
kiidame heaks, teised sõid värsket salatit, ma saan friikaid. Success. No hommikust. Sõin siis eile õhtul kõhu täis ja väsisin ära ja tulin ülesse ja jäin koos Lisbethiga magama. Ja tegelikult, ma ei tea, ema süda vist ütles, et ma peangi üles tulema, sest et kui ma siia tulin, siis ühel hetkel Lissu ärkas oma unest ülesse ja oli täiesti paanikas. Nii et hea oli, et ma siin olin sellele, aga sellised joonid siis seekord, et jah, eks lapsega elu ongi teistsugune ja tuleb sellega harjuda. Aga hetkel valmistab Kairi all pannkooke, nii et lähme vaatame sinna. Ammik! Mis teed? Üritan välja nuputada pannkoogi retsepti. Ei tule välja või? Ei, kuule, mul ei ole ühtegi kaalu, siis ma ei tea lihtsalt palju mida vaadata. Aga mulle teeb. Gluteenivabad ja laktoosivabad pannkoogid. On jah? Nom-nom. Kipseb siin. Yummy. Auto pakitud ja minekut. Tšau! Tšau! Jõudsime praami peale, otsustasime, et ei viitsi autost välja minna. Käisime, ossime Muhu leiba ka. Joosep, anna mulle leiba, ma tahan leiba murda. See on nagu nii soe praegu ja see lõhn on lihtsalt kogu autos, et oh my god, see on nii kõva. Ma lihtsalt tahan seda täiega kohe. Võtan siukse väikse tüki. Ja. Pissu, sul on püksis pissu. Taha teeme tissu. Nüüd ongi läbi. See aasta siis sedasi, et beebiga ikka natukene teistmoodi kui muidu ja aga väga mõnus puhkus oli küll praegu saare peal, nii et varsti ehk saab jälle tagasi siia tulla augustis. Jahedamaks. Olgu. Aga ma arvan, et ma lõpetan selle vlogi ära ja alustan lähipäevil jälle järgmisega, et jõuaks need asjad siin monteeritud ka saada ja eks siis näeme varsti jälle, aga tublid. Tšau!